Kas tõepoolest on aastaid Eesti inimesi petetud ja öeldud, et avalikus kohas ei või alkoholi tarbida, sest nüüd tuleb välja, et tegelikult ikka võib küll, just senikaua, kuni sa ei häiri või ei ohusta teisi. Alguse sai kogu arutelu sellest, et Andres sai 180 € trahvi avalikus kohas alkoholi tarbimise eest. Tema aga ei leidnud, et sellega kedagi häiris ning kogu juhtum lõppes Riigikohtu otsusega, et mehel oli õigus. Kui me räägime nii-öelda tänaval kõnekeelselt alkoholi tarbimisest, siis Riigikohtu 15. oktoobri lahend kinnitab seda üle, et seaduse järgi alkoholi muus kohas tarbida ei tohi. Aga millega kriminaalkolleegium kogu koosseisus tegeles ja mida ta oma otsuses ka selgitas, on see, et inimest selle eest karistada peab olema ka kellegi teise nii-öelda kõrvalise isiku häirimise momenti juures. Minu arvates peaks jääma igasse seaduste teksti ka selline kaine mõistusega tõlgendamise koht ja ma arvan, et praegu on see seal olemas. Toon teile näite, et oletagem, et mina joon oma südamedaamiga Viljandi Rossi mägedest pokaali valget veini, vaatame koos päikesetõusu. Arvatavasti me ei sega kedagi ja ohtlikud ka me ei ole. Eks Riigikohtu otsus tähendab seda, et nad on oma otsuse langetanud seaduse alusel, aga mis signaali see ühiskonnale praegu annab, see on hoopis asja teine pool. Ja loomulikult mina sotsiaalkomisjoni aseesimehena taunin alkoholi tarvitamist avalikes kohtades. Miks sai kohtusse pöördunud Andres õiguse, sest politsei ei tõendanud, et see tegevus häiris või ohustas asjasse mittepuutuvaid isikuid? Loomulikult on keerulisem politseile menetleda nii-öelda ka süüteomenetluslikus mõttes alkoholi avalikus kohas tarvitavat inimest, kui ta vajab selleks nii-öelda kolmandat osapoolt. Samas korrakaitseseaduse järgi on avalikus kohas alkoholi tarvitamine keelatud. Siinkohal võib-olla kutsun lihtsalt üles ka inimesi, et keda häirib avalikus kohas alkoholi tarvitamine, siis teavitada politseile. Signaal, mis rahvani on jõudnud, on segane, sest nüüd tundub justkui, et võiks ikkagi vaatamata keelule avalikus kohas alkoholi tarbida. Linn võib selleks isegi loa anda. Korrakaitseseadus näeb ette, et kohalik omavalitsus võib ette näha oma üksuse piires need kohad, kus võib alkoholi tarbida. Tartus on väga tuntud koht ju Pirogovi platsi näol olemas. Nii et see on kohalike omavalitsuste enda korraldada, kuidas sellistes kohtades lubada. Aga seadusest tuleb põhimõtteliselt keeld tarbida. Öeldakse, et seadust võiks võtta kaine mõistusega, aga kus siis on see kaine mõistuse piir ja kes ütleb mulle, millal ma päriselt avalikus kohas juues inimesi häirin või mitte? Kui inimene tarbib pingi peal alkoholi, keegi seda ei märka, siis on raske öelda, kes keda see häirib, et peab olema keegi häiritud isik ja nagu ka korrakaitseseadus ütleb seda, et teist isikut häirival viisil, siis kui inimest häirib, ja seda on raske öelda täpselt, mis nii-öelda piiri pealt keda mida häirib, aga kui teda see häirib ja ta annab sellest politseile teada, siis politsei selgitab asjaolud vastavalt siis sündmusele. Häirimine, et keda häirib, et mind häirivad ka võib-olla paljud inimesed visuaalselt, samas võib-olla verbaalselt, aga see ei ole ju selleks argumendiks. Küll aga minu jaoks on üks suur küsimärk on see, et me oleme võrdsustanud alkoholivabad joogid alkoholiga, mis tähendab, et alkoholivaba õlut alla 18 ei saa. Ja seda Kaupmeeste Liidu mingi ettepanekul mitte ükski seaduse pugal ei ütle seda, et kas siis avalikus ruumis alkoholivabaga õllega võib liikuda või või liikuda. Ja miks teda müüakse peale kella 10, kui alkoholi ei müüda peale kella 10? Riigikohtu otsus on loonud olukorra, kus lubatu ja lubamatu piirid paistavad hägused. Kas siis oleks aeg ka seadust muuta? Me ei ole seda komisjonis arutanud, aga isiklikult ma arvan küll, et mingit seaduse muudatust siin vaja teha pole, et kasulik on ikkagi rakendada kainet mõistust.